Tervist, siin Kristjan. Täna ma räägin, kuidas me saame oma esimest mängu teha. Selle mängu on selline kass siin ja tema kõnnib ja kui ta katsub mingit objekti, näiteks hiirt, siis see hiir ütleb appi. Alustame siis. Esiteks on meil siin väike kass. Me peame ka lisama hiire. Kuidas me teeme seda, on see, et me vaatame joonista. Ehk siis valime selle ja teeme selle hiire halli. Ja me liigutame selle heleduse ja 60 peale. Ja nüüd me teeme talle sabaga. Umbes teeme nagu halli pigem, mitte musta. Me valime uuesti nagu heleduse, 40 seekord. Nii. Teeme osub paksemaks. Nii. Jah. Nüüd teeme ka väiksed jalad. Teeme ka väiksed kõrvad. Nii et paneme selle. Nii. No, näevad kõrva moodi välja. Lõpuks teeme ka nina. Meil ongi hiir joonistatud. Te võite paremini seda teha, mina isegi ei oska joonistada. Aga nüüd on meil hiir olemas. Nüüd lisame ka tausta. Valime näiteks selle toa. Ning liigutame oma hiirt siia näiteks kapi alla. Et me lihtsalt paljundame. Ja paneme selle lihtsalt siia ülesse. Nüüd on meil vaja lisada, kuidas me saame seda kassi siin liigutada. Esiteks lähme sündmused ning liigutame seda, kui klõpsata klahvi tühik, siis liigu 10 punkti. Jälle, kui klõpsata klahvi nool paremale, siis me keerame paremale. Ning kui klõpsata klahvi nool vasakule, siis pööra vasakule. Nüüd testime. Nagu näed, meil väike kass siin liigub. Ja kui teeme selle tagasi. Nüüd lisame, et kui see kass katsub seda hiirt, siis näiteks hiir ütleb appi. Nüüd vaatame selle hiire peale, ehk siis Sprite 2 ning lisame jälle sündmused. Ehk siis, kui klõpsad rohelist lippu, siis oli juhtimine ning oota kuni. Ehk siis see ootab kuni mitte midagi, sest siin ei ole midagi. Kus me lisame siia, lähme andurite juurde ning liigutame seda asja siin. Ehk siis, kui ta puudutab Sprite'i esimest, ehk siis see kass, siis lähme välimus ja ütle appi. Nii. Nüüd vajutame rohelist lippu. Liigutame oma kassi. Liigutame selle kassi siia selle hiire juurde ning ta ütleb appi. See ongi meie esimene mäng. Aitäh, et sa vaatasid.